Tšau, Olari siin. Kas teil on linna peal vastu jalutanud siuksed pintsakutega tüübid, mustad lipsud ees, musta sildiga siin nimi külje peal ja tulevad ja hakkavad teile viisakalt rääkima Jehoovast. Tulevad ja vestlevad ja räägivad, kui suur ja tark te nende õpetaja on ja milliseid põhjapanevaid tarkusi nende raamat endas kannab. Mul on, tulid vastu ja rääkisime juttu ja väga vahvad tüübid. Esiteks on nad vahvad tüübid sellepärast, et nad tavaliselt on Jankistanist pärit ja nad on Eestis elanud mingi pool aastat umbes ja täiesti normaalselt suhtlustasandil suudavad vestelda nende valitud siis teemal. terve hulk, terve segment inimesi Eestis ei suuda seda, aga nemad suudavad. Lugupidamine. Teine asi, mis kindlasti tasub lugupidamist, on see, et neil ei ole absoluutselt mitte mingisugust segadust, kes nad on. Nad on jehoovakad ja nad ei ole selles suhtes, et neid ei ole võimalik ära rääkida. Neid ei ole võimalik ära rääkida, et on olemas taara, et see puu siin, sellel puul on oma hing, et metsas on metsahaldjad või siis hoopis Oodin on see õige vend, kelle järgi tuleks oma sammu seada. Nemad ajavad oma asja, nemad teavad, kes nad on ja uskuge mind, ma olen proovinud. Ei ole mõtet. Nii, aga mis see point on? Point on selles, et kui inimene teab, kes ta on, siis mingi põhiväärtused on paigas ja mingisugused tõmbetuuled siit-sealt, need ei sega teda absoluutselt. Ja ta saab ajada oma asja niimoodi, et see tegevus, mis ta teeb, on jätkusuutlik. Ja see on üks üsna oluline väärtus, mis inimesel peaks olema. Ka minul, ka sinul peaks olema mingisugused põhiväärtused paigas, mida sa järgid. Isegi kui keegi teine ütleb, et ei, ma ei tea, minu poolest, näiteks keegi tuleb mulle ütlema, et liha ei tohi süüa. Ma olen kindel, et ka sulle on tuldud ütlema, et liha ei tohi süüa. Liha on väga halb, see on loomadele väga halb, see on sulle väga halb, keskkonnale väga halb, üleüldse see on väga hull. Või vastupidi, sa oled läinud kellegi juurde, ütleb, et liha ei tohi süüa. Nüüd, küsimus on, eks ju, et mis sa teed sellega? Et üks variant on see, et sa lähed mingi hullult närvi, et tule mul raisk rüttuma. Või teine variant ütleb, et aitäh hea soovituse eest, aga tead, ma ei lasen oma radapid edasi, võtame sinu selle ettepanek võtan teadmiseks, et on olemas ka siuksed variandid, eks ju, samamoodi nagu mina võin võtta teadmiseks, et on olemas jehoovakad, kes siis enda ellusuht või maailmavaadet siis nagu jagavad. Aga see ei tähenda, et ma pean hullult närvi minema selle pärast. Mis meil siin ümberringi toimub. Kõik on mingi sitaks närvis kogu aeg. Keegi tuleb jälle, ütleb midagi, ma ei tea, maksud tõused. Ajab närvi küll, ajab närvi. Olen ka ise selle orki otsa astunud ja ikka siiamaale, nüüd jaanuar käes, eks ju, juba palgapäevad oli ära ja väiksem, ajab närvi. Aga point ei ole selles, et kas närvi võib asja ajada, eks ju, aga küsimus on selles, et kuidas me läheme edasi. Järgmine asi, mis me läheme edasi, võtame teadmiseks, et poliitikust me jõuame veel rääkida, eks ju. Ei tasu minna närvi selle pärast, et poliitik on jobu. Ta on jobu ja ongi kõik, eks ju. Aga võtadki selle teadmise, et poliitik on jobu, ja siis vaatad, eks ju, et ärme kuula, mida nad räägivad, vaatame, mis nad teevad, järgmine kord valime kedagi teist. Lihtne, ei tasu minna endast välja. Ja see ongi see üks sükene pool klišee juba, et Moskva propaganda nagu rõhutab, nagu jõuliselt rõhutab äärmusi. Kui sa näed kedagi, kes nagu hästi nagu jõuliselt ja agressiivselt ja vihaselt, eriti vihaselt, nagu rõhutab mingit äärmust, siis on ta kas loll või on Kremli poolt kinni makstud. Väga lihtne.
et kui keegi hakkab mingisugust viha siin tootma, onju, siis see kõigutabki sinu seda enesekindlust, seda eneseväärikust, eks ju, sellepärast, et sa ei suuda ennast nagu koos hoida, lähed ka närvi, onju, hakkad rapsima, lõhud midagi tee peal ära, onju, ja siis kõik kuradi putinistid ja kuradi muud hälvikud, need muud ka naeravad. Sellepärast, et eestlane ei suuda jälle ennast vaos hoida, kuradi hullult lärma plaamendab, eks ju, ja nii ongi. Kui meeldivad siuksed traditsioonilised väärtused, kui sulle meeldivad siuksed mingid perekond, eks ju. Minul on ka, mul on abikaasa, mul on 3 last, onju. Mina ei lähe närvi sellepärast, et kuskil kõrval korteris või kõrval majas elavad mingisugused geid. Ei kasuta teist sõna praegu. Või siis naaberkundi peal elavad geid. No mis siis on? See on nagu minu asi oleks öelda neile, kuidas nemad elavad. Samamoodi nemad ei tule mulle ütlema, mismoodi nemad elavad, eks ju. Telekas näitab geid, geiparad. No, kah asi, kuradi. Kui ma ei taha vaadata, ma ei vaata, ma vaatan midagi muud. See ongi see, et minu eneseväärikus on piisavalt tugev, et mingi gei ei suuda seda nagu ära kõigutada. Ja ma loodan, et sul on samamoodi. Et su eneseväärikus, lugupidamine enesest on nagu nii tugev, et sa ei kõiguta mingi iga tuul, mis tuleb, ei lükka sind nagu rööpast välja. Vot, see on põhimõtteliselt ka nagu uue aasta soov teile, et nagu olge oma asjades enesekindlad, ärge kuradi laske ennast nagu mõjutada vasakule ega paremale. Ja oletegi õnneliku. See on väga lihtne. Aga juhul kui nad tahad, et keegi nagu ütleb, et kuidas tuleb elada, siis ma ei tea, võta pereeelarve. Pane oma need kuradi asjad seal kirja, sa saad ise ja jällegi, no mitte minu jaoks ei tee seda, vaid sa teed seda enda jaoks. Ja kui sul on enda asjad on kontrolli all, siis sul ei ole ka seda varianti, et keegi teine tuleb sulle nagu ütlema, et mismoodi, et kui pekis sul on. Ise tead, ise teed, ise hoiad oma asjadel silma peal, või ei hoia, eks ju, kui ei hoia, siis ei ole ka imestada, et sulle asjad pekis. No võt, siuke lugu. Ühesõnaga, rohkem enesekindlust, eneseväärikust, lugupidamist teiste ümber ja kui keegi tulebki sulle ütlema, mismoodi sina pead oma elu elama, siis täna teda viisakalt tema selle maailmavaatelise siukse ekskursiooni eest, aga ütled, et sul on asjad paigas ja nii ongi, eks ju. Tavai, kuule, aga uuel aastal uue hooga, lähme edasi vana looga. Tavai, järgmise korrani. Tavai, tšau.